Eesti Kroon. Saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest. Saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu. Tervitused kõikidele kuulajatele, käes on Eesti Krooni saate aeg, mis siin ikka, alustame aga uuel nädalal uute teemadega ja stuudios Andro Roos ja Maksim Romanovitš ning saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu. No tervist, Andro! Tere! Nii, alustaks sellest, et... Täna ma istun sõnust nii kaugel. Jah, aga täna alustame sellest, et aasta esimese võlakirjade pakkumine on alanud. On. Ja ega siin muud ei olegi, kui et teeks sellel teemal natukese väikse peatuse ja natukene uuriks-puuriks, et Corsi OÜ võlakirjade pakkumine on alanud ja mis asi see Corsi täpsemalt on? Ühistuga on ta seotud, nii või näe? Ühistuga on seotud, jah, ta on Eesti ühistumajade tütarettevõte, mis arendab siis sellisel aadressil nagu Käänu 26 ja ma tõesti asula jään võlgu, andke mulle andmeks. Kõrveküla ja see on siis, mis vald? Tartu vald. Tartu vald. Jah, Tartu vald. Nii et ühesõnaga tegelikult, et sõidate sealt Raadi juurest välja Tartust ja pöörate Narva poole või Jõhvi poole ja siis pöörate kohe nagu vasakule ja siis on seal üks sükane asula, põhimõtteliselt kiviviske kaugusel Tartust ja seal on tegelikult ühistul 2 krunti, on Käänu 26 ja Pihlaka 26 ja praegu siis arendame välja Käänu 26, see ongi siis see, mida arendab see Eesti ühistumajade tütarettevõtte Coresea OÜ või Corsi, mis iganes seda hääldada. Ja kuidas kellelegi mugavam on. Jah, et nii ta on, selle jaoks me selle võlakirja emissiooni siis teeme, et 3 nädalat see kestab ja 7% saab intressi, tagatud on selle sama arendatava objektiga, see objekt on siis 11 boksiga ridaelamu, selline hobuseraua kujuga, õnne sümbol pidi olema, hobuseraud, U-kujuga. Et polegi ausalt öeldes nii suurt moodsat ridaelamu boksidega maja nagu näinud ridaelamut, et kui ma käin jalutamas teinekord lihastes, siis seal on küll sellised hästi suuri ja sellised nagu üksinda kodus läbi kolme korruse, et see küll nii imposantne ei ole, et aga ikkagi selline huvitav asi ja ma arvan, et mitte ma ei arva, vaid ma olen veendunud, et sellest tuleb selline hea maja ja hea kodu ja huvi on ka nagu inimestel, et öeldakse, et vaata, maksud tõusevad ja kõik tõusevad, aga kuidagi on niimoodi, et ikkagi inimestel on võitlusvaim säilinud ja tuntakse ikka kinnisvara vastu huvi, et kõik meie teised objektid on nagu läbi müüdud ja see on ka nagu poole peal niimoodi juba võlaõiguslike lepingutega. Ja hästi, et tõid välja selle, mis on, et ihastes, vaata need suured pompöössed majadeks, neid kunagi ehitati ikka selle tõttu, et materjali sai nii-öelda hea hinnaga sai nii-öelda ära virutada kuskilt ja siis kui juba siis suurelt ja laialt, aga ilmselt nende ülalpidamiskulude peale keegi tollal ei mõelnud, et aga see on ikkagi selline säästva energiasäästu märgistusega ridaelamu boksid ja energia. Jah, et mina olen nendega objektiga nagu täpsemalt ka tutvunud, täpsemalt mis seal on, et üllatas, et tõesti, et väga paljud on juba ära võetud, et broneeringud on peal. Ehk siis ega need seisma ei jää, nii et võib öelda, et see on võlakiri, mis võlgu ei tohiks jääda. No jah, ja seal ümber on tegelikult teisi ka sellised 11 boksiga, et kui me selle võtsime, selle teha kunagi, siin mõni aasta tagasi, nüüd jõudsime siis arendamise juurde tõsisemalt, aga siis seal ümber on ka ju tegelikult teisi sellised 11 boksilisi kõrval kohe ja kui paar-kolm aastat tagasi sai nagu osta need 2 krunti sealt, no siis tegelikult see maa oli lage ja paljas, aga nüüd meie oleme ühed viimased, kes siis selle püsti panevad, nii et kõik naabrid on ka olemas juba ja teed on välja ehitatud, perspektiivi on. Ja, ehk siis annan siis täpsemalt teada, et on siis asi järgmiselt, et võlakirjad suunad pakkumine algas 28. jaanuaril kell 12 ning lõpeb 18. veebruaril kell 12 ja võlakirjade väärtuspäev on 19. veebruar 2025 ning lunastuspäev on siis 19. veebruar 2027. Ehk siis 24 kuud alates väärtuspäevast ja võlakirjade liigeks on hüpoteegiga tagatud kupongi võlakiri, mille nimeväärtus ning müügihind on 100 eurot.
võlakirja eest makstakse intressi, nagu Andrus sa märkisid, 7% aastas ja võlakirja nimeväärtus perioodil väärtuspäevast kuni lunastamise tähtajani intressi makstakse välja kord kvartalis vastavalt intressimakse päevadele kokku 8 korda. Selline standardne skeem juba on meil nagu juba tuttavaks saanud on, ehk siis kui ratas on leiutatud, mis tast enam on ju, et kui toimib. Jah. Küll aga ma natukene ei lase sind nagu nii-öelda konksu otsast ära, et pean natukene ikkagi surkima ja praadima, et 7% aastas, me oleme siin natukene juba ära helitatud nende 10-tega ja natukene ka siuke, ütleme siin vahepeal oligi 8, siis juba võtsid nagu nina krimpsutama, nüüd on 7. Mina tahtsin. Vaata, inimene ikka tahab rohkem, vaata, nagu tüüpiline ees on ega küüned enda poole tahaks rohkem ja rohkem, et 7 on vähe. Jaa, isegi üks hoiustaja pöördus minu poole, et kuule, et elukallidus on nagu suurenenud, et kas saaks tõsta hoiusintressi 5% pealt 6% peale. Ja ma muidugi ütlesin, et ei saa. Et vaata, asi on ju selles, et siis laenaja peab ka hakkama rohkem maksma ja siis kõik need tasuvused ja asjad lähevad pea peale ja ma ütlen selle konkreetse asja kohta, et ma tahtsin panna 6%. Aga kaasotsustajad ikka ütlesid, et 8 ja ma ütlesin, tea küll, teeme kirikeselt küla, et 7. Ai, et sina oled see kurja juur, kelle poole tuleb vaadata, et miks see kogu aeg see alla läheb. Ikka, mina. Ja. No võt, ikka, sa mõtled ikkagi ratsionaalsemalt ka, et olgem ausad, et sa näed seda siseelu rohkem ja sul on nagu siis rohkem seda nii-öelda hoobasi ja ettemõtlemist ka, et tead seda perspektiivi, aga jah, perspektiiv on vähemalt see, et Euribori langusega ju peaks nüüd, ütleme, kinnisvaraturg ka märkimisväärselt elavnema. No peaks. Et ja nagu sai mainitud, siis paljud ridaelumaboksid on juba broneeritud, mõnigi müüdud, et siin ikkagi natukene veel ka teemaarenduseks, aga kuidas selle omanikuks saada, et ütleme, et kui tuleb siuke minusugune seoma otsustab, et vaata, et nüüd ta oleks vaja seda, ikkagi tahaks seda ridaelamuboksi, Tartu Hoiu-laenuühistu liige, Tartu Hoiu-laenuühistu tütarettevõte seda ehitab ja tahaks laenu. Kas Tartu Hoiu-laenuühistust saaks siis seda laenu? Hästi ei tahaks anda. No vaata, siin ma olen nagu teistpidi juut või kuidas öeldakse, mitte nüüd halvas mõttes. Et me saame anda küll laenu, aga see laenu intress ilmselt on kallim, sellepärast, et nagu ma ütlesin, et kui meie hoius intress on juba seal, ütleme 5% ja mõnedel on 6% ja mõned vanad hoiused on seal 7%, et siis saate ise aru, et ega see laenu intress peab tulema sinna 8% juurde ikkagi. Ja ütleme nii, et pankadest saab odavamalt. Ja pankadest saab sellepärast odavamalt, mitte sellepärast, et nad head oleksid ja hoiulaenuühistu halb. Aga ma ütlengi, et hoiulaenuühistu annab hoiustajatele kõrgemat intressi. Seda esiteks, pangad saavad sihtotstarbeliselt väga madala intressiga Euroopa Keskpangast ja pankade vahelist rahaturult seda. Nii et kasutage siis see võimalus nagu ära, et pangad antud juhul pakuvad soodsamalt. Kuigi me oleme paar eluaseme laenu andnud, Elvas on üks näiteks vist ja niimoodi. Ja seal me andsime isegi konkureeriva intressiga, sellepärast, et löödi nagu pankade konkureerivad intressid letti. Vaatasime, et ei olnudki väga odav, et jäidki sinna. Ma ei hakka siin eetris nagu ütlema, aga 8 ei olnud nagu, aga me leidsime lahenduse. Nii et teinekord saab. Ja, aga ehk siis need inimesed, kelle on võib-olla patriootlikkuse tunne, et vaata, me oleme ikkagi siin üles kutsunud neid kuteerida. Siis tooge hoiust. Kui olete patrioodid, tooge hoiust, sellepärast, et praegu ikkagi laenusurve on nagu suurem, et inimesed tahavad teha, et ma ei tea, kus inimestel küll see jõud tuleb, aga ikka tahavad teha, ei kavatse Eestit nagu maha jätta ja me tahame neid kinnisvararendusi ka teha ja kõik ja nii et ma eluaseme laenusid pigem ei annaks, et see ei ole mõistlik, et pankades saab mõistlikuma intressiga eluasemete jaoks. Aga jutt jääb ikkagi samaks, ehk siis Corsi OÜ võlakirjade pakkumine on alanud, kogu info saate tartuhly.ee, saate ka seal tutvuda prospektiga, on ka ilusasti väljas juhend, kuidas võlakirju soetada ja siin on jällegi see väike nüanss ka juures, et selleks, et neid võlakirju osta, peab olema ikkagi Tartu Hoiu-laenuühistu liige, ehk siis kui kellelgi tekib huvi, siis astuge juba liikmeks ka juba ära ja siis saategi sellest võlakirjade ostust
osa ja tuletan siis meelde kuupäevad, et algas see 28. jaanuari 2025 ning lõpeb 18. veebruaril 2025 ja 7% on siis intress, mida makstakse välja. Veel kord Tartu hoiulaenuühistu.ee on see sait, kus saate sellega tutvuda. Ja egas midagi, et... Ja Tartu hoiulaenuühistu on tagatisagent. Jah, korra veel küsin, et selle taustaks, et kuidas muidu kogemus sulle endal näitab, et kas aasta alguses oleks võlakirjade ostmisel aktiivsemad kui aasta keskel või teises või nii-öelda tagumises pooles või kuidas see aktiivsus on, et realistlikult ju vaadates on ju alati ikkagi see, et aasta alguses inimesed nagu pärast neid jõulutralle ja kõiki asju ei taha nagu rahast nii kergelt loobuda, et uude aastasse minnakse vaikselt sisse? Ei tea, ma arvan, et suvel on võib-olla pigem vaikne. Sellepärast, et suvel eestlased nagu puhkavad ja siis on nagu infost võib-olla natuke rohkem ära lõigatud, et pigem just ikka talvisel perioodil ja sügisel ja ka kevadel toimetatakse aktiivselt, ka investeeringutega. No võt, igatahes veel kord Tartu HLY.ee on kogu info väljas ja tulge aga Tartu hoiulaenuühistu liikmeteks. Eesti Kroon. Saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest. Saate toob teieni Tartu hoiulaenuühistu. Oleme saatega tagasi. Saade on Eesti Kroon. Saade rahast, pangandusest, investeerimist ja majandust ning saate toob teieni Tartu hoiulaenuühistu ning stuudios Andro Roos ja Maksim Romanovitš. Ja no, alustame ka meie nii-öelda tavapärase segmendiga ka väiksed natuke poliitminuteid sinna sekka, mis on seotud ka hoiulaenuühistu tegevusega, sellepärast et poliitika ja majandus käivad ikkagi käsi käest, et ei saa sellest üle ega ümber ja kõik me teame seda, et meie saate eetrisse mineku ajaks ongi, et jäävad mul loetud päevad, kuni siis toimub lahti ühendamine Venemaa sagedusalast, nii-öelda elektrisagedust alast, mis toob kaasa seda, et on hetkeseisus on natukene ka külvatud seda paanikat, et varuge generaatorid, makarone, kuivaineid, konserve, peldikupaberit, nagu koroona ajal on ju. Et kuidas Andro sinuga seis on, et seda nädalavahetust, et vaatad sinna kalendri poole väikse sellise hirmuga, et mis toimuma hakkab või jätkad oma tavapärast eluviisi? Ei, no kui ma siit stuudiost ära lähen täna, siis ma lähen ostan oma kanistrit ikkagi bensiini täis ja lasen autopaagi täis diislit, sellepärast, et bensiini ostan generaatori jaoks. Makarone ma ei osta, sest makarone ma väga ei söö, vaata, kõht tuleb niigi nagu ette, et see on niisugune jahuline toode, et pigem vaatan, et oleks midagi, millest ütleme, smuutit teha seal sügavkülmas. Tomatid. No tomatitest ma olen proovinud teha, tomatitest väga hea smuutid ei tule, mulle ei meeldi nagu, võib-olla mõnele meeldib. Aga ühesõnaga sellised asjad niimoodi ja no vett tuleb oma kaevust ja mul on nagu see õnn. Et mis ma oskan öelda nagu, et loodame parimat, aga valmistume selleks, et päris pimedas ei peaks istuma. No aga kuidas hoiulaenuühistu, ütleme, selle jaoks valmis on, et kontoris on ikkagi ka generaator valmis pantud, et ikkagi serverid jookseksid ja ikkagi maksetoimingud peaksid toimuma, et ma lugesin kuskil, et need maksetoimingud ja need on sellised elutähtsad teenused, et need vist peavad olema kuidagi tagatud. No on jah, ikka lisainternetid on kõik ja generaatorid ja sellest ma olen siin rääkinud ka. Ja peldikupaberit on ka meil ühistus. Nii et kes tahab peldikusse tulla, et kui ikka, siis vormistage liikmeks ennast, mitte liikmeid ei võta nagu. Jah, see on nagu see tanklas, kui käid, et nagu kui midagi ei osta, siis maksad nagu ukse pealt, on ju, ja kui klient, siis tehakse uks lahti. Jah, täpselt nii. Jah, no see on selline süngemates toonides võib-olla, kuigi me püüame sellest läbi nagu väikse iroonia nagu rääkida, aga tegelikult ju kogu see kupatus kui selline ju ikkagi puudutab sind ja siin on viimasel ajal palju räägitud sellest, et kes on ikkagi sellise teguviisi kasusaajad, et kas Tartu hoiulaenuühistu on sellest ikkagi mingil määral kasusaaja, sest teadupärast meil on ju ikkagi 5 tuulikut ja siis on olemas siis päikeseenergiapark ja siis on olemas seda päikeseenergia salvestus nii-öelda tehnoloogia soetatud ja nii edasi,
et kas võib öelda, et tegelikult kogu sellest kupatusest, et hoiulaenuühistu inimesed saavad käsi kokku hõõruda, et näed, et nüüd hakkab füüri uksest aknast sisse tulema? Noh, kahe otsaga asi nagu selles mõttes, et ikkagi selleks, et tuulikud töötaksid ja päikeseelektrijaamad töötaksid ja toodaksid ja suvalised elektrijaamadega, siis tegelikult ka need kivisöe või põlevkivi elektrijaamad või mis iganes, selleks peab võrk toimima nagu, et kui võrk maha kukub, et kui võrgus sagedust hoida ei suudeta, siis ei ole sul ühestki elektrijaamast kasu. Noh, sellisel juures kasu ainult ongi generaatoritest või reaalne lahendus, kui sul päikesepaneelid on katusel ja sul on smartmeeter vahele pandud sinna. Mis see smartmeeter täpselt on? Smartmeeter ongi siis see, et sisuliselt sa võid off-grid või ilma võrguta lahenduse kaudu oma päikesepaneelidest ise tarbida oma majapidamise või tootmise jaoks elektrit. Et sellest ei piisa lihtsalt, et sul on seal kuskil lähedal päikesepaneelid või et nad on sul katusel ja et nad on sul isegi sinu majaga nagu ühendatud elektrisüsteemi, et kui seal smartmeetrit vahel ei ole, mis seda sagedust nagu hoiab. Et sagedust on ikka vaja, et olgu see võrk ainult siis sinu maja suurune, sul peab ikkagi olema seal 50 hertsine sagedus sees. Selleks ongi ikka teatud seadmed, et tuleb vahele panna need, et ma Valka olen pannud vahele smartmeetri. Valgas põhimõtteliselt meie Valga kontori katusel, et seal nagu päikesepaneelidest toodab majale ka, isegi siis, kui võrk on maha kukkunud. Aga muudes päikeseparkides, meil ei ole nagu niisugust tarbimist seal, enda tarbimist nii palju lähedal. Et Põltsamaal on ka pandud jah vist ikkagi, seal on tööstushoone ja tööstus on nagu sees, et aga suuremates päikeseparkides et ega kui meil ära kukub või tuulepargis, kui võrk ära kukub, siis tuult võib olla, päikest võib paista, aga elektrit toota ikka ei saa. Nii et vaata, see küsimus on selles, et 50 hertsine sagedus peab võrgus olema, et kas seda Eesti hakkab suutma hoida, Eesti, Läti ja Leedu või ei hakka, eks me seda saame näha. Ma ise arvan nagu seda, et realistlik on see, et küllap ta nagu suudab enamuse ajast, aga võib tulla ette väiksemaid katkestusi. Ehk siis sinu ennustus on ikkagi see, et sellised kerged voolukatkestused, kus me ikkagi istume mõned tunnid ilma vooluta, on realistlikud, et sellised plaanilised voolukatkestused? Ma arvan, et see võib olla realistlik, vähemalt alguses. Sest ma ütlen, kui ma vaatasin nagu seda, et kuidas siin mindi üle nagu ütleme selle MFR turgude teisele platvormile, kus siis enne oli tunnise täpsusega elektri hinna arvestus ja tarbimise tootmise arvestus sellest tulenevalt ka, rahaliselt väljendatuna, mindi üle 15-minutistele nendele intervallidele, siis tegelikult seal pidi ära tehtama asi nädalaga, aga läks 2 kuud. Aga see on tarkvara. Nüüd me tegeleme riistvara probleemiga siin 8. veebruaril, et eks saab näha. Nii et saab olema huvitav päev see 8. veebruar ja tegelikult ju 8. veebruaril on veel üks uudis toimumas, et Andrus saab, kui minu teada nii-öelda või minuni laekunud info kohaselt, et lisaks pankurile ja erakonna esimehele ja mida kõike veel, et saab ka kohvikupidaja. Põllumehele ka, tomatikasvatajale. ja põllumehele ka, jah. Et plaan B kohvik, kas aadress on Tähtvere 4, igal juhul Tähtvere tänava alguses. Minu endine kodutänav, muide, ma ülikooli ajal elasin Tähtvere tänaval. Võite minna vaata, minu vana kodumaja, see on nüüd ilusamaks värvitud, aga katus on see, mis mu ema sinna peale lasi panna. Ikka niimoodi, kui ma sinna sisse kolisin, et mingi imetlege nagu seda maja, et Tähtvere 46 on minu aadress, nii et ma kolin oma kohvikuga ka oma kodutänavale Tähtvere 4 siis. Näed, kaassupilinlane mul siin istub. Jah, täpselt niimoodi. Nii, et võt, ja plaan B saab olema kohviku nimi. Nii et see on selline kogukonna kohvik, ärge kartke, see ei ole Keskerakonna kohvik, kuigi ilmselt keskerakondlasid te näete seal ka, mina ei olen keskerakondlane näiteks. Aga ma toonitan veel kord, et see ei ole mingisugune niisugune, kus me parteilipud paneme lehvima ja kellegi näopildid, et see on niisugune rahva kogunemiskoht,
kus me hakkame mõtteid vahetama, et seal hakkab toimuma erinevaid teemaõhtuid, on näiteks muusikaõhtud, aga mul on ka Nursipalu prouadega räägitud, on Nursipalu õhtud, me hakkame rääkima ka Nursipalu laiemas mõttes, et mitte ainult see polügoon, aga me räägime ka fosforiidi teemadel, kõikidel nendel teemadel võtame need ette, on muusikaõhtud, toimuvad senioride õhtud, noorte õhtud, nii et ühesõnaga, kellel on ka mingid ideid sellega seoses, palun lahkesti pöörduda minu poole, et võtame kõik ette ja head asjad teostame ära. Näiteks üks proua tahtis hakata tegema massaaži seal, aga massaaži, vaata enne seal ruumides oli küll massaažisalong, aga me kujundasime selle ümber, et massaaži seal teha ei saa, et see tervishoiu nõuetele ei lähe vastavusse. Aga me oleme rääkinud näiteks, et võib-olla üks härra tuleb, teeb seal karate tunde või vähemalt selliseid workshop'e, on ka räägitud keeleõppest ja muust taulisest, nii et siuke omamoodi teistmoodi kohvik tuleb ja süüa saab ka ja vaata ma söögi osas ma ütlesin nagu niimoodi ära, et hommikus saab süüa, lõunat saab süüa, õhtut saab süüa ja ma ütlesin ära, et mingisugust kallist kohta sinna ei tule, et see peab tulema soodne, rahvalik koht, kus ühesõnaga portsud on suured, portsud on tervislikud ja hinnad on taskukohased, mitte niimoodi, et nagu eestlastel üldiselt kombeks siin kaasajal, et teise eestlase käest kohe aastateenistus ära koorida ja siis, siis vaadata, et ühtegi klienti näed ei tulegi. Me tahame ikkagi niimoodi, et see kujuneks selliseks rahvakohaks, kus rahval on mõnus ja tore ja ubane ja sõbralik olla. No kohe küsin, et kuna ma supilinlane, siis tuleks nagu ka kaema ja astuks läbi, et kui see kohvik nagu lahti on ja nii edasi, et Andro Roosi tomatit saab? Siis kui hooaeg on, siis saab. Praegu ei saa, praegu on kõik ära kärbatanud juba kasvuhoones. Mõned on maha kukkunud, need on külm on juba ära võtnud, vaata, mis alles jäid sealt. Nii et neid sa ei taha ilmselt. Neid ei taha, aga ma panen uued taimed maha ja siis saab uusi tomateid kevadel. Okei, et seal, et kui sinu tomatitest, ütleme, et tehakse seal süüa ka, et mis tast mitte tulla on, aga nii kaua kuni tomatite hooaeg ei ole alanud, et kas siis on leti peal ka kohuke? Neid ei toodeta enam. Aga kui on, siis on A-kohuke. Kui tuleb, siis on A-kohuke. Andro Roosi kohuke. No jah, igatahes nali naljaks, aga jah, et kindlasti tulen ka läbi, et mis see menüü on, et on sul võib-olla väike sisekaemus ka, et mis see menüü on, et kui sa mainisid, et on jah, et peab olema soodne ja vastuvõtlik, sest et tegelikult seal supilinnas on kaks, ütleme, sellist kohvikulaadset asja juba olemas. Ei, ma ei taha kohvikulaadset teha, ma tahan kohviku teha. Ja, noh, kus pakutakse sööki, mitte söögilaadset, mitte siis söögilaadset asja. Noh, oli siin teada tuntud see käkk ja müla, mis paraku pakis pillid kokku, seal tehti saiakesed olid kohvi kõrvale jube head, aga maksid hinge hinda. Teine koht on seal Herne tänaval ka, jube häid asju teevad, tavaliselt keskpäevaks juba kõik välja müüdud, aga ka jällegi, ütleme, et ikkagi tavaeestlasele ja praegusele on ikkagi natukene nagu kalliks jäävad, et see vist oli, Saia Sahver oli selle nimetus, et ei midagi nagu halba, et loomulikult inimesed teevad hingega ja nii edasi, et aga sellist, ütleme niimoodi, et turul juba sellise delikatessi pakkujaid on juba kaks olemas, et loodame, et sul tuleb selline kahe jalaga maa peal seismise koht. Ma tahan teha, ma olen ise ka kahe jalaga maa peal ja ma tahan teha nagu, vaata niši asjad on toredad asjad, aga niši asju tehakse Eestis liiga palju, et mis meil Eestis puudu ongi nagu sellised asjad, mis oleksid universaalselt toimivad ja universaalselt meid nagu aitaksid edasi, sest vaata stabiilsus on ka elus oluline. Sa küsisid minu tomatite kohta. Küllap neid tomateid tahavad teisigi inimesi nagu tuua. Võib-olla sealt samas supilinnastki, eks ole. Ainult, et selleks peab see kohvik aastaid ja aastaid olemas olema. Et proua teab kevadel, et see kohvik ikkagi on olemas. Ta paneb tomatiseemned maha, paneb oma 10 taime ja hakkabki tooma kohvikusse, ütleme, neid tomateid. Aga selleks tal peab olema stabiilne teadmine, et see kohvik eksisteerib, et ta ühel hetkel oma uksi kinni ei pane. Ma tahakski teha niimoodi pikaajaliselt. Ja ma ütlen ära, et ma võtsin ka operaatori sinna peale, et see natuke on võib-olla liialdus, et mina hakkan kohvikut pidama. Sellepärast ma jään sulle ka konkreetse menüü osas võlgu vastuse. Aga ma olen öelnud seda, et putru peab hommikul saama,
smuutit peab saama, sest ma ise tahan seda ja ma arvan, et see on tervislik, ma võin ka retsepti anda nagu sinna, eks ole. Praadi peab saama ja ütleme, see on siis lõuna ajal, õhtu ajal, mingid snäkid peavad olema, joogid, ma kuulsin, et õlu on juba tellitud nagu sinna, et ma ise ei võta, kes tahab, saab võtta, ma usun, et limonaadi kalja, ühesõnaga sellised asju. Jah. Igatahes Tähtvere 4 vist oli see aadress, kuna seal vist oligi, nagu sa mainisid, supilinlased teavad, et seal oli üks rullimassaažisalong, nüüd siis selle ruumidesse leiab selle ilusasti üles. Kutsume kõiki siis sinna ja kaasa rääkima ja mõtlema ja arutlema teemadel plaan B, nagu täpselt ka kohviku nimi. Täpselt nii. Teeme ka siin ühe kiire pausi ja siis oleme tagasi saatega Eesti Kroon. Oleme saatega tagasi, saade on Eesti Kroon, saade rahas pangust investeerimist ja majandus ning saate toob teinud Tartu Hoiu Laenuühistu ning stuudios nagu ikka Andro Roos ja Maksim Romanovitš ja jätkates nii-öelda natukene ka kohalikel poliitteemadel või siis poliitminutitel, et ütleme niimoodi, et siis hiljuti on üle külvatud sind, kui võib siis nii-öelda, et natukene nii-öelda sõimuga või siis kriitikaga, et mis on veel irooniliselt, et väidetavalt Andro Roosi käe all ei ole Tartu Keskerakonnas kõik nii väga roosiline. On ikka, on ikka. Et millest selline arvamus inimestel tekkinud, et ütleme, et ma saan aru, et sa käid ka meil seal Tartu linna volikogu istungitel, et seal viimasel ajal ei käi ausalt öeldes. Ei tea, ma ei käi, see on... ma ütlen, miks ma ei käi või? Ilma minuta on see kuivikute seltskond. Andke mulle andeks, aga te peate ära ootama sügise ja te peate hääli mulle andma. Ma lähen sinna linnavolikogusse ja ma panen selle linnavolikogu tööle ja elama ja tartlaste huvides tegutsema. No ma ei tea, mulle tundub küll, et seal viimasel ajal mürtsub trummi ja pillid hüüavad, et ja... Rahanetu tähendab, raha ei osata nagu teha, kulutada osatakse, aga kuidagi juurde ei osata nagu tekitada, et ma saan aru, et seal triangel käib nagu kogu aeg aastaid juba, aga jagatakse ümber kopikaid ja vaata, kui sa kopikaid ümber jagad, siis jagajate näppude külge jääb ka ja siis jagad võib-olla alguses 10 kopikat, aga lõpuks jääb rahvale nagu 5 kopikat järgi nagu jagamiseks, aga vana sõna on ju ka, et tühi toob tüli majja, et eks see eelarve tühi on ja sellepärast seal tülitsetaksi, aga meil peame hakkama tõsiselt nagu mõtlema, et kuidas tühjast nagu lahti saada, kuidas jõukus nagu majja tuua. Ehk siis, see on see mõtlemine, mida sinagi, ma olen aru saanud propageerida, et selle asemel, et vaadata seda, et kuidas selle nii-öelda vähesega hakkama saada, peab hoopiski mõtlema selle peale, et kuidas seda vähest kasvatada. Jah, ja kuidas vähesest teha palju, sellepärast, et vaata, kui sa vaatad seda loodust ja kõike, loodus on alati külluslik ja lopsakas, kui ta on nagu niisugune naturaalne loodus, võib-olla kui inimene oma kultuurtaimi paneb, need närtsivad ära ja kui kasta piisavalt või mingisugust väetist ei pane. Aga kui sa vaatad seda elus loodust, siis see on lopsakas. Maailm on loodud lopsakana. Lihtsalt vaata see vaese mehe mõtlemisviis on nagu selline, mis toob puuduse majja. Nii et seda tuleb hakata nagu muutma, et tuleks hakata jõuka mehe kombel mõtlema. Vaat. No, ja tegutsema. Aga üldiselt on ikkagi siin süüdistatud sinu nagu Keskerakonna etteotsa mineku seda, et on selline, ütleme, paigal seisja tammumine, et ja nüüd sa põhjendadki, et see igav on. Et kui seal opositsioonis olla, siis ega vist mina nagu loen välja või saan aru sellest, et see tähendabki põhimõtteliselt seda, et sinu jaoks, et kui hetkel ollakse opositsioonis, ega midagi nagu seda tehtud ei saa, aga siis ei peagi minema kogu aeg sinna räuskama. Et me oleme nagu ütleme ühest kõrgemas asutus harjun sellega, et opositsioon on seal sellise nii-öelda võtnud räuskava ja sellise süüdistava ja näpuga näitamise taktika ja kas sinu taktika ei olegi selline, vaid on pigem just, et nagu, et praegu ootame ära, et varsti on COVID tulemas, et
siis tuleme mürtsu ja trummiga, et kui siis antakse hoobad kätte? Ei, no täpselt niimoodi, et nii tulebki seda võtta ja teistpidi. Vaata, noh, ärge saage minust nagu valesti aru, et üldse midagi tehtud ei ole ja et opositsioon midagi saavutanud ei ole. Kaasa arvatud näiteks Keskerakond ja meie vähesed saadikud, kes seal on. Sest noh, vaatame näiteks kas või sellist suurt asja, noh, võib-olla nende maksu jaburuste juures ei ole see nüüd kõige suurem asi aga mis eelmiste valimiste üks keskpunkt oli, Tartus oli ju see Süku, mis nüüd on ümber nimetatud Siuruks teema, et mitte samas ämbrisse astutud, et noh, pannakse asjale uus nimi nagu, et siis inimesed ei saa aru, et millest räägitakse, Süku või Siuru või mis see on ja kõik on nagu segamini, eks ole. Aga noh, see nimi ei olegi nagu nii tähtis, et tähtis on nagu see, et see neelab 100 miljonit tänastes hindades. Ja kui sellega edasi minnakse, noh siis varsti ta neelab 200 miljonit. Tartu linna raha ja riigieelarve raha. Linnavalitsus ja see koalitsioon olid enne eelmisi valimisi väga veendunud, et nad teevad selle Süku ära sinna keskparki. Aga reaalsus on täna see, et uued kohalikud valimised on ukse ees, isegi detailplaneeringut ei ole veel kehtestatud. Ja isegi kui ta kehtestatakse enne valimisi, siis põhimõtteliselt ega detailplaneeringu olemasolu ei tähenda seda, et seda peab realiseerima hakkama, tulevad valimised, nüüd käesoleva aasta sügisel, kui rahvas valib teisiti, valib maha need tänased koalitsioonierakonnad Tartu võimu juurest, tuleb uus koalitsioon, mina loodan muidugi, et Keskerakond saab, ja teen kõik selle nimel, et Keskerakond saab üle poole volikogu kohtadest, siis ei ole vaja hakata igasuguste koalitsioonidega nagu narri mängima, et saame ühesõnaga konkreetselt 100% viia ellu need programmilised seisukohad, mida me enne valimisi välja käime. Need on muide väga head, et peame ka kunagi rääkima ja eks kuulete teistest kanalitest ka neid asju. Aga selle pika jutu lõpetuseks ütlen nii palju, et näed, opositsioon selle on saavutanud, et see 100 miljonine rahva raha õgard tegelikult selle valitsemisperioodi jooksul, selle 4 aasta jooksul ei tulnud. Et kes valitseb aega, see valitseb ka maailma, antud juhul Tartut ja Tartu seda osa, et 100 miljonit jäi kulutamata ja nüüd on jälle kõik valijate käes, et kas see 100 miljonit kulutatakse, noh, ma arvan, et see muutub 200 miljoniks järgmise 4 aasta jooksul. Kas see kulutatakse järgmise 4 aasta jooksul või tuleb mõistuse hääl võidule ja saame nagu sellest negatiivsest teemast lahti, et hakkame mõistlikumalt asju tegema. Nii et opositsioon on tegutsenud. Aga see ei ole nagu räuskamisega ja see on nagu kavala diplomaatiaga ausalt öeldes. Nii, ja sa küll käisid juba välja selle, et tulevad ka mingi moment need programmipunktid ja asjad ka välja, et no, natukene saladuse loori kergitades, et see programmi koostamine, need valimised, et teab, mis kaugel ole, et kui kaugel sellega ollakse, et on see, et on ainult idee tasandil või on juba midagi tegelikult paberi peale ka kirja pandud? No eks programm tuleb ka sellest, vaata, et kes mingisuguseid teemasid võtab nagu vedada ja millised inimesed tulevad meeskonda. Ja ma isegi ei mõtle meeskonda tulemise all, et kes tulevad erakonda, sest seda ma ei ole pannud põhiülesandeks. Siin kohalikul tasandil ma näen pigem, et Keskerakonna nimekiri võiks olla selline avatud nimekiri, kuhu tulevad kõik tegusad inimesed, tegusate mõtetega ja toimivate mõtetega ja ühesõnaga tegijad, kes siis toovad need mõtted kaasa, mille eest nad tahavad hakata seisma. No näiteks täna sai välja käidud selline idee, et Tartu viime 250 000 elanikuga suureks, võimsaks ja töötavaks elavaks linnaks, mis tõmbab käima kogu Lõuna-Eesti, kõik rajad ja kõik külad, toob sinna tööd ja toob sinna elu, et praegu nagu, noh, Eesti on nagu taanduv olnud. Meie tahame niipidi nagu teha neid asju, et Eesti siit lõuna poolt vaadates hakkab uuesti elama ja noh, loogiline keskpunkt, mis selle käima tõmbab, ongi tegelikult Tartu. Et noh, ja küll teised siin võitlevad sellega, et Tartu alla 100 000 piiri ei kukuks, noh, aga ta on juba kukkunud ja
ja tänase poliitikaga on raske sealt üles tagasi ronida, aga võtame nagu suuremalt ette, et Tartu tuleb muuta lähema inimpõlve jooksul 250 000 elanikuga linnaks ja seda mitte mingite immigrantidega või Lõuna-Eesti või ma ei tea mille tühjaks tõmbamisega, vaid lõpuks see peab tulema sündivusest ja sellest, et tulevad uued ideed, uued töökohad, tootmine, põllumajandus. Ja kui see on olemas, siis on ka teenindus ja siis on vaja haritud inimesi. Nii et ühesõnaga tuleb võtta see raske töö ette ja hakata pihta. Jah, teeme siin aga ühe kiire pausi ja siis oleme tagasi saatega Eesti Kroon. Oleme saatega tagasi, saade on Eesti Kroon, saade rahast pangast majast investeerimisest ning ütleme siis sai enne just viimases segmendis välja kuulutatud, et 250 000 tartlast tahab Android ikkagi oleks ja tegelikult ma ütlen sulle, et see ei ole minu idee, selle käis välja Vambola Kolbakov, kes on nagu meie meeskonnas ja kes on vana ettevõtja ja kes ei ole lihtsalt tühja jutu puhuja, et no ma ütlen, et see ei ole minu idee, et sa enne küsisid nagu seda, et programm kujunebki tegusate inimeste mõtetest ja elukogemusest, et selle me kokku paneme. No aga selle programmi vankrivedajaks saab olema Andro Roos ja vanker on sulle ju tuttav asi. No, täpselt niimoodi jah, et vankri ma sain tagasi. Alguses linnavalitsus tahtis teha seda asja niimoodi, et trahvi küsida ja ühesõnaga selle hoidmise eest seal. Aga muidugi advokaadid siin toimetasid ja ma veel kaalun, et kas ma selle vankri tagasi toomise äraveo arve, no see ei ole suur summa, see on 10 eurodega, lasen linnavalitsuse lüvitada või ma olen suuremeelne. See sõltub nagu sellest, et kas linnavalitsus edaspidi on õiguskuulekas või ta ei ole õiguskuulekas. Sellepärast, et vankri vahepealsele omanikule, kes ei olnud mina, kui see konfiskeeriti, siis see ei olnud mina, siis helistati kui enne vankri tagasi andmist ja öeldi linnavalitsusest, et kuule, kui te tagasi viite selle, et siis me teeme teile trahvi ja viime kohe uuesti tagasi. Nii et nüüd ma siit salvestuselt tõttangi oma ühistu maja ette, sellepärast, et sinna ta ikkagi sai tagasi toodud, sest meie advokaadid ei näinud nagu neid punkte seaduses, et hobusõiduk ei võiks parkida, sest sõiduk on sõiduk, et sõiduk on kõik, mis töötab või liigub mootori jõul või ka muul jõul, muu jõud on antud juhul hobuse jõud, see oleks nagu jabur, seal räägiti midagi, et hobust ei ole ees, nagu, et siis ei ole hobusõiduk ja kuule, aga jalgratas on ka, et töötab ju kondi jõul, et kui kondivedajat ehk inimest antud juhul ei ole, läheb kuugile ära, jätab ratta sinna, kas linnavalitsus siis konfiskeerib neid või lõppkokkuvõttes küsida nagu seda, et aastaid või aastakümneid mingid romud seisavad Tartu tänavatel, ära viia ei suudeta ja nüüd üks vaene, ilus, tore hobuvanker on ees. Nii et ma lähen südamevärinaga vaatama, et mis siis sellest saanud on. No ja kui seda seal ees ei ole, et siis läheb jälle madistamiseks. No ikka. Elu peab huvitav, ma ütlen sulle, Maksim ja raadiokuulajad, et ilma minuta on Tartu linn siuke kuivikute pesa, aga elu peab käima. See muu hulgas seostub ka selle sama 250 000 elaniku ideega. Me ei saa olla välja surev linn, me peame olema elav, siuke energiline linn. Võimas, Jah, aga teeme siis sellise vahekokkuvõtte, et selleks, et võimsus saavutada, tuleb alustuseks astuda Tartu hoiulaenuühistu liikmeks ning nagu eelnevalt sai välja hüütud, siis Corsi OÜ võlakirjade pakkumine on alanud ja et võimsust endale koguda ja nii edasi ja natuke ka jõukust ja raha, siis tasuks nende võlakirjadesse investeerida, ehk siis võlakirjade suunatud pakkumine algas 28. jaanuaril ja lõpeb siis 18. veebruaril ehk siis sel nii-öelda jooksval aastal ja lunastuspäev saab olema 19. veebruar 2027 ehk siis 24 kuud hiljem saate kätte oma
võlakirjade eest välja käidud raha ja siis 7% veel sinna peale ja aga vahepealsel ajal iga 3 kuu tagant intressi. Ja, et intressi ka, et nagu saab panna endale sinna jooksma ja ühe võlakirja müügihind on 100 eurot ja meil võib-olla jäi mainimata, et Andro, mis see lõppeesmärk on ka, et mis see summa soovitakse kokku saada on? Jääd vastuse võlgu? Palju siis võlakirju nii-öelda väljas on? 400 000. 400 000, no võt, ehk siis peaks kõigile nagu jaguma. Ikka. Keegi ilma ei tohiks jääda. Nii et, kui olete kiired, siis ei jää ilma, aga viimastel võlakirja emissioonidel alati on nagu see olnud, et päris viimasel hetkel jäänud märkijad on ilma jäänud. Nii et tartuhl.ee ootab teid märkima ja saate sealt tutvuda ka prospektiga ja täpsema juhendi kätte ka, kuidas seda teha. Nii et kes pole veel sellega tegelema hakanud, et see on teie investeerimis nii-öelda keskkonda esimene samm. Võlakirjad on selline väga stabiilne ja väga kindel esimene investeering ja teada tuntud ongi ta siis kinnisvara tagatisel, nii et kõik on, ütleme see kaotuse variant on, risk on viidud minimaalseks, aga ruttame siis võlakirju ostma ja teiega olid Andro Roos ja Maksim Romanovitš ning kohtumiseni juba järgmise nädala saates Eesti Kroon. Eesti Kroon. Saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest. Saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu.